Tere tulemast, kuulad Grit Startup turunduse podcasti, kus uurime edukatelt Eesti idufirmadelt, mis on nende turunduses töötanud. Mina olen Andres Hunt. Tere ka minu poolt, mina olen Katri ja Helena Komp. Ja tänane episood on hooaja 7. Me oleme hooaja poole peal ja meil on meeletult hea meel, et terve hooaja on meid toetanud Zone ehk internetiteenuste ettevõte, mis aitab ettevõtetel luua ja hoida oma kohta internetis. Näiteks saad registreerida domeeni nime, kodulehe, pluss neil on ka mingi vibe koodimise tööriist seal, e-posti majutus saad teha, seega kõike. Jep, aeg on meil tõesti läinud super kiiresti ja meil on väga-väga lahe olnud siin ja meil tuleb veel väga palju ägedaid külalisi. Ja aeg on tegelikult ka seal maal, kus ainult kuu aega umbes, natuke üle kuu on jäänud Grit konverentsini. Ja minu jaoks Grit konverents eelmine aasta oli see koht, kus asjad muutusid, kus me tutvusime Andrasega, kus Marelle lasi mind julgelt lavale ja peale mida ma siia podcasti maandusin ka, nii et elu muutev konverents. Ja nii et ära jätta oma pileteid viimasele minutile. Ja me oleme kindlalt ka kohal seal. Ja, konverents toimub 10. septembril T1, mine grithub.ee. Sealt näed üle esinejate listi, mis raskekaalased meil see aasta kohal on ja saad hankida endale pileti. Jah, aga tänase episoodi juurde meil on täna külas selline ettevõte nagu Sera AI ja Sera Head of Growth David Mikkomägi. Tere! Tere! Väga tore, et sa siin meiega oled. Alustuseks räägi, mis toode Sera on, kui keegi ei ole veel kuulnud sellest? Täiega. Sera on siis nagu müügi AI agent ja mida Sera teeb on see, et ta leiab ja kontakteerub klientidega. Väga lihtne on ju. Aga tegelikult see on nagu müügi kõige igavam osa, ehk siis me oleme võtnud selle oma tiimiga selle enda südame asjaks, et nagu nohikud hästi detailselt minna sisse, et kuidas siis leida kliente ja kuidas nende kontakti võtta. Ja leidmiseks on nagu see, et need võtad need data nagu space'id võtad ette või data providerid, ostad sealt nagu suure hulga kontakte ja siis on see, kus see jääme alumine osa hakkab pihta. Ehk siis põhimõtteliselt Sera agendid võtavad need piece by piece või nagu Exceli nagu tabelit kujutad ette, võtavad iga selle Exceli tabeli ette, rea ette ja käivad iga kontakti läbi. Ehk siis vaatavad, mis netis nende kohta on, mis need pressikad on, mis on need ettevõtte mingi finantstulemused, kõik asjad ja puhastab selle listi sinu jaoks ära. Edasi ta otsib sinna kõik kontaktid juurde, kes on see inimene, kellega sa võiksid ühendust võtma, mis on ta telefoninumber, email, WhatsApp, LinkedIn, kõik asjad. Ja siis ta võtab temaga ühendust ja nii palju, kui turundajad on neid kirju kirjutanud, siis see on paras jagu mingisugust nagu maagiat, template ja kõike muud on ju. Ja siis AI on siis õpetatud kõiki neid järgima, et mitu tähemärki seal peab olema, mis on hea pealkiri, ma ei tea, mis on see value prop, mis on see esimene küsimus, millega saad ukse vahele ja kuidas need follow-up'id tööle saada. Ja nüüd me oleme, Sera on seda nagu nohiklikult teinud mingi 2 aastat ja kuskil, ma ei tea, 9 kuud tagasi või 10 kuud tagasi nagu need tulemused läksid inimeste omast paremaks. Ehk siis professionaal, kes saadab külmasid e-kirju versus Sera, 10 kuud tagasi oli see nagu middle point, et AI oli parem ja no täna need tulemused lihtsalt on nagu meie vastuste väär on kuskil 15 kuni mingi 20%, kehvematel case'idel 10 ja et nii palju kui mina olen cold email'e saatnud, siis see on tavaliselt mingisugune protsent on juba see koht, kus ma olin nagu mingi tagusin vastu rindu, ütlesin, ma olen kõva vend. Et ja lihtsalt see erisus tuleb selle pärast, et inimene ei jõua nii palju research'i teha, kui sa saad AI-le sisse panna. Nii et AI Sera aitab siis, ma ei tea, suurtel ettevõtetel, aga ka väikestel nüüd leida kliente ja võtta nendega ühendust ja kõige paremad tulemused tulevad siis, kui sa selle turul ei tea mitte kedagi. Näiteks, et Eestis on sul juba hästi, sa tead, et su klassivend teeb mingi puutöökoda, su teine klassivend teeb autotöökoda ja müüd neile mingeid asju, turundusteenust näiteks. Aga kui sa peaksid Saksamaal seda tegema, sa ei tea ühtegi autotöökoda ja ühtegi mis iganes kedagi. Ehk siis südad selle seire sisse ja oled nagu kohalik. See on nagu, et alati neil nalja, et Sera on nagu
kõige igavam asi maailmas, sest ta tegeleb B2B müügiga ja B2B müügis kõige igavam osaga enne seda, kui sa räägid inimesega. Ja samal ajal ma tunnen, et see on õige asi, mida AI peaks tegema, mitte mingisugused lahedaid pilte või creative tööd või otsused minu eest, on ju. Ja, et me praegu hullult keskendume sellele, kuidas see lahe osa tööst ära anda, nagu kujundused ja kõik see ja copywriting, aga tegelikult vastupidi, seda meie peame tegema, aga just see muu osa. Ja, et siis müügimehed on ka meil jumala happy'd, et neil on kaks asja, et kas siis nagu Seera soojendab neil juba liidid üles, ja nad lihtsalt on nagu mingi, kõik jutt on nagu räägitud, et huvi on juba tekitatud ja inimene vastab lihtsalt e-kirjale või LinkedInis, et davai, räägime, ja siis ta võtab lihtsalt kõne ja hakkab inimesega rääkima, et meile kõigile meeldib siin rääkida, et rääkimine müükarile väga meeldib, on ju. Ja teine on siis see, et või siis nagu lihtsalt need telefoninumbrid tulevad talle ette ja siis ta saab päev otsa helistada ja jälle inimestega rääkida. Seega seal on nagu kaks varianti, et kas sa paned sisse selle, et ta võtab ühendust või sa ei pane, on ju? Jah, täpselt, et ta annab sulle nagu liidid ette või siis ta soojendab ka sinu eest neid. Ja ta võtab ühendust nii mailitsi kui ka LinkedInis näiteks või mingi ja WhatsApp on võimalik, sest telefoninumbrid on olemas. Ehk siis USAs on see, et helistavad ka agendid, on ju. Aga Euroopas esiteks on see keelatud, mingid mooduste pidi sa kindlasti saad seda teha ja see on nagu kosher ja ma tean, et mingid ettevõtted seda pakuvad, on ju. Aga veits on ka selline, et need koostööpartnerid, kes meil näiteks on, et mingi a la Sunly, et võtame näiteks tema, et lubas oma nime kasutada. Need on suur ettevõte, kellel on reputatsioon, on ju, mingisugused pankadelt miljoneid laenanud, uudistes kogu aeg olnud, tahab suured plaanid, värgid, särgid, et sa ei taha, et Sunly tere, oled Sunly või mis iganes see AI seal hakkab kokku luuletama, et sa tahad hoida oma reputatsiooni ka, et selle tõttu me seda kõnesid ei tee. Aga kuidas teil on siuke asi seal kodulehel, mis minu jaoks oli kõige siuke intrigeerivam, et Seera identify, et engage when intent is highest ja et Seera identifies buying signals early, et mis need buying signaalid on või kuidas ta neid nagu identifitseerib? Võtame hästi lihtsa näite, ma müün mütse ka, on ju. Ja see sama, mis sul peas on? Sama, mis mul peas on, Saarmas mütsid, on ju. Näiteks, see mu side business niimoodi, et kui pärast tööb mul Enerksi ja lapse kõrvalt oleme lapse magapand, siis me abikaasaga nagu breinime, on ju. Mõnel inimesel on reaalselt nagu 40 tundi ühes ööpäev. Enerksi, jah, see on hea sõna. Kui Enerksi on, ja siis näiteks, et mul oleks vaja näiteks geniaalne idee tekkis, sõitsin autoga, ma peaksin jõulukinkideks müüma mütse, on ju, ettevõtetele. Ja siis mul on see buying signalid on suht tähtsad, sest mõte on see, et kui ma hakkaks kõigile pakkuma, et osta oma töötajatele kõigile mütsid pähe, et nad on teinud ajudega tugevat tööd terve aasta, et nad tee nende peadele kalli, on ju, siis nagu kui see ettevõtte käive või kasum ei ole kasvanud, siis ma ei usu, et see, kes selle emaili kätte saab, ta on nagu mingi let's go, Saarmaas, vaid pigem, kui ma annan talle signaali sisse, et vaata neid, kes on oma kasumit kasvatanud, siis a la näiteks Seera suudab sükseid asju leida. Või teine on siis see, et kui ta leiab sulle 1000 liidi ja me ei taha kõigile 1000 täna välja saata neid, pigem saaks mingi 20 emaili päevas, et oleme hästi nagu konservatiivsed emailide hulgas, et siis ta eelistaks neid, kellel nagu kõik nagu numbrid ja nagu, ma ei tea, ta just on hakanud 20 inimest hire'ima, ta ettevõte on just hea kasumi teinud, just uue toote toonud, et mingid siuksed signaalid, et AI saab need kõik kätte, me inimesena saaksime ka kõik kätte, kui me kõik need läbi guugeldaksime ja paneksime nädal otsa aega sinna, et süveneksime, on ju. Et me oleme õpetanud selle sinna AI-li sisse. Okei, see on päris hea näide, jah, et kui on kasumit kasvatanud, sest ma hullult mõtlesin, et kas seal on mingi väga nagu, ma ei kujuta ette, mis infot te seal kokku kogusite, aga tegelikult ei ole seal otseselt midagi nagu shade'it seal taga. Ja, me oleme ikka Euroopa Liidus, et siis peab nagu reegleid peab nagu veits austama ka. Eriti kui tahad nagu suurte ettevõtetega koostööd teha, siis jah. Mis turgudel te olete praegu? Meil on niimoodi, et meil on siis 2 niukest müügifokust või siis nagu growth focus, nagu on ju. On SLG, PLG, sales-led growth, product-led growth. Sales-led growthi on nagu selles mõttes lihtsam alustada, ehk sul ei ole vaja nagu mingid, ma ei tea,
kõike läbi kirjutada, kõike selgeks teha inimesele ja oma toodet läbi mõtestada nagu lõpuni välja kõigi kliendi sihtrühmade jaoks, vaid Sales-led Growth'iga saad nagu müügimehe võtta ja noh, ta on nagu AGI, vaata, ta on nagu oma peaga inimene, kes nagu mõtleb, tegutseb, teeb enda otsused, on ju, fascinating. Ehk siis me oleme Eestis, Poolas, Lätis ja Soomes on meil siis võetud native speaking müügimees, et poolakas istub Poolas, aga kõik muud tegelased on meil võetud Rotermanni enda kontorisse ja seal me sellist toimetame. Ja siis kuna tegelikult meil ei ole nagu geograafilisi piire muidu kui ainult keel, siis a la kliente on tulnudki üle maailma. Just selle PLG-ga ja ingliskeelne speaker on meil ka olemas, et näis saame hakkama, on ju. Okay. Palju teil kliente on, kui saladus ei ole? Meil on kokku üle 250 kliendi. Neist osad on muidugi suvel pausil. Suvi on nõme aeg, kui sa ei ole tootesse välja mõelnud seda retention pointi, miks sa ei saa panna asja pausile, et meil täna veel on selline toode, mida nagu intent on see, et sa paned pausile ja sa teed lahti siis, kui sul on vaja nagu müügihoogu juurde. Ehk päris paljudel ettevõtetel on siis see, et uued kliendid on head, aga kuni mingi mahuni, ja siis nad on nagu mingi, kuule me nüüd natuke tegutseme nendega, et teeme need sales cycle'id lõpuni. Aga kas suvi on selles mõttes, kuidas sa näed, ongi siuke madal hooaeg, et ettevõtted pigem nagu võtavad rahulikult või? No müügis küll. Ma arvan, eriti on seda tunda näiteks Soomes. Soomes on reaalselt niimoodi, et sa helistad vendadele, vennad on mõkkis ja on nagu mingisugune, võtavad pohma häälega vastu, nagu, kas maja põleb? Ei põle. Kuule, aga siis räägime augusti teises pooles nagu. Okay. Et Eestis, Leedus on veits chillim. Jah, aga aga Soomes on eriti niimoodi, et need Soome müügimees tegi Soome müügimees tegi mingi 60-70 kõne päevas on ja neist nagu mingi 4 kliendi võtnud vastu või siis olid mõkkis on ju. Aga kuidas see turunduse ülesanded on jaotatud, kui suur on see teie turundusdivision? Turundusdivision on mina, minu see alter ego ja me, myself and I nagu kuidagi, et täna on niimoodi, et Head of Growth teeb täna kõike ja siis me oleme laiendanud seda sales osa ja minu ülesanne on toetada põhimõtteliselt salesi ja käima saada seda PLG-d. See on see product-led growth või self-sign-up või mingisugune digiteenus, mis suudab ise müüa. Ja põhimõtteliselt nüüd ongi nagu minu challenge on see, et ma ei võta tööle mitte kedagi teist senikaua, kui ma saan aru, et mida see teine inimene peab juurde tooma. Ehk siis ma pean nagu enda testidega, enda energist siis aru saama, et mis nüüd toimima hakkab, jah, et põhimõtteliselt nagu minu tööks on testida ja müügimeestele ehitada trusti, et see SLG nagu juba täna toimiks, mis täna see toimib, aga et see kogu aeg oleks nagu müügimeestel nagu inbound leadid tuleks ka sisse, et nad ei peaks kogu aeg kõnesid tegema. Ja mis hakkame seda turundust vaikselt harutama, paneme kõigepealt suured sambad paika, millest see CRI turundus koosneb? No growth ikka koosneb nagu, mina panen selle 4, acquisition, activation, retention ja referral. Kõige tugevam rõhk läheb praegult acquisitioni peale, ehk siis kuidas uued kliendid sisse tulevad. CRL on selles mõttes esimene acquisition kanal on nagu lihtne sisse ehitatud. On see, et CRA ise saadab emaile, annab telefoninumbreid, toimetab, soojendab liid ette ja loob neid connection'id. Teine on siis, et nagu rääkisime, müügipoisid helistavad, neil on nagu oma targetid, peab ära hittima, on ju. Kolmas siis kanal on see, et mis põhimõtteliselt töötab selle helistamisega koos ja kõigele muule annab ka nagu siis fire'it juurde.
ja see kolmas kanal sündis niimoodi, et kui meil oli mina läksin septembris tööle, eelmine september ja põhimõtteliselt aasta aega tagasi ja meil oli just toimunud raha kaasamine. Seera sai 1,5 milkut, seal eesotsas olid Markus Villigud ja Kaspar Tirid ja kõik muud on ja Maki Viisi andis nagu selle suurema osa on ju. Ja seda, see on hea uudis, inimestele Eestis väga meeldib, kui raha kaasamise uudised tulevad, see võetakse lihtsalt eetrisse, Äripäeva uudised, pum, kõik asjad on ju. Ja see tõi täiega kliente, see oli nagu peak, nagu mingi a la 50 kuni 70 liidi. Ja ehk siis üks on see, et see oli uudistes, teine on see, et ma võtsin selle uudises kinni, tegin sellest sotsiaalmeedia postituse, panin aadsid külge, LinkedIn Meta ja panin mingisugune 2500 € panin lihtsalt sellele hakkama, aga need liidi kvaliteet, see huvi, see kõik oli seda väärt. Ma arvan, me tegimegi mingisugune mingi paarkümmend tonni eest nagu müüki on ja ehk siis ROI oli max, kõigil oli hea tuju on ja see, ma räägin sellest niisugune PR-kanalist on ja ehk siis järgmine mõte oli see, et kuidas seda siis pikendada põhimõtteliselt või kuidas seda siis kunstlikult juurde toota ja kuidas võtta enda kontrolli alla, sest ma ei tea, iga kuu me 1,5 milkut ei kaasa või ja see uudis ei ole uudis, kui sa teist korda paned selle. Me kaasasime freelancer PR mingisugune tüübi ka on ju ja rääkisime PR-agentuuridega ja siis et seal on mingid umbes võimalused, kuidas sa saad tekitada endale mingid spotte. Ja ma proovisin ise seda, et tegin nagu MVP-d nagu umbes igast asjast ära, et davai, võtame umbes 3 ettevõtet veel, räägime nagu Eesti AI, ma ei tea, ettevõtetest on ju, et pitchisin selle, mitte ühtegi vastust ei tulnud on ju. Ja siis Sunly ajast mul ei meeles, et põhimõtteliselt sa saad sisuturundust osta. Ja sisuturunduse ostmisega, sa oled in control ja siis selles mõttes, et need kõik, mis sa soovid osta, see pannakse ülesse ka, on ju. Seal on mingi raha, Delfis maksab sisuturunduse, Eestis maksab 8 sotti, Leedus 8 sotti, Lätis 7 sotti. Saad seda osta. Ja sisuturundusega on nagu, kui sa endast hästi räägid, siis ma ei tea, see ei kõneta mind kui mingisugune, ma ei tea, ma olen mingid telefonikestad rääkisid mingi hetk sisuturunduses endast, et mingi 3 põhjust, miks peaksid telefonikesta ostma. Ma ei tea, see on niisugune top of the funnel mingisugune asi, ma ei tea, ei kõneta on ju. Aga mis näiteks Sunlys juba toimis ja mis toimub Seeras ka, on see, et kui sa saad oma enda päris kliendi, saad nõusse, et tavai teeme case study loo. Ja sellega siis võib-olla sukeldun siia veel korra sisse, et tavai, kuidas siis pitchida case study lugu, et see ei ole niimoodi, et kuule, et viimane case study lugu, Timbra teevad puidust pakendeid, näiteks nagu akendele või mis iganes peab Eestist välja shippima. Et kuule, Timbra, ole hea, räägi, kui hea on Seera. No mis on tema motivatsioon tulla sinule midagi rääkima ja mis motivatsioon on tal seda lugu avalikustada, lihtsalt räägi konkurentidele, et sa kasutad Seerat ja konkurent läheb ka kasutama või mis iganes mõte tal pähe tuleb. Meie approach on siis alati olnud see, et sinu kui Timbra lugu on esikohal, me räägime, kui lahe on Timbra, kui eriline see on, me räägime pikalt kohe. Miks seal oli siis üks vana pankur, või pankur, kes läks pangast ära, ostis üle siis puidutöökoja ja nüüd teeb pakendid. Jumala põnev lugu, paned tema nagu hiiro kohale, kirjutad loo temast ja paned siis enda teenuse, mis on Seera, paned nagu niiseks nagu Batmani kõrval on Robin, kes nagu aitab tal teha väga ägedat asja, aitab seda teha nagu suurelt ja aitab müügi kaasa. Põhimõtteliselt selle siis tegin intervjuu vormis, videokõne, paned samal ajal Jamie AI, paned salvestama, transkribeerib ära, ja esimese case study'ga, see on päris pikk protsess, see oli mul vähemasti, sest ma pole nagu PR-vend või nagu ma pole väga nagu kirjutaja, aga võtsin selle 3 päeva, kirjutasin selle looks, kirjutasin kogu aeg ümber, niimoodi, et mulle endal põnev lugeda. Aga kõik pärast seda on nagu see, et ma ütlen Claude'ile ette, see on minu see struktuur, see on transkribitsioon, kirjuta sellest järgmine artikkel, boom, olemas. Ja kuidas ma selle revise'in on siis see, et mul on siis
2 AI-d veel, mul on Gemini ja ChatGPT ka ja siis ma kogu aeg saan ühe versiooni Claude'ilt, kui mul see üldse ei meeldi, siis ma annan nagu ChatGPT-le annan ka transkribatsiooni ja ütlen, et tee mulle täiesti uus. Või siis, kui mulle enam-vähem meeldib, aga ma tahan revise ida, ma lasen nagu 3 niimoodi nagu see kokku kirjutada. Kirjuta paremaks ja siis ise mudid lõpuks sõnastuse õigeks niimoodi, et sinu tone of voice on seal sees. Ja sama asi siis, kui sa tahad läti keeles, leedu keeles, soome keeles tahad teha, kui sa 3 AI-l lased need mingi 2-3 ringi, lased rääkida, kas see on native, kas see on human, does it sound human, does it sound Finnish, siis nagu lõpuks nagu freelancerid on vaadanud seda, on nagu mingi, kes see kirjutas selle. Ja noh, et enam nagu enamust, mul on ainult üks freelancer. Et sa oledki teinud nii, et sa ei ole öelnud talle, et see on AI kirjutatud. Ja siis ta on nagu mingi, aga see on native kirjutatud. Ja siis ma olen nagu mingi, kui ta seda ütles, siis ma olen nagu mingi holy shit, ma vist ei peaks enam freelancerit kasutama või nagu, et sellega ta kirjutas alla nagu enda nagu vallandamistunnistusele. Jah. Ja siis nagu see case study'de strateegia on meie see nii-öelda 3. praegu kõige paremini töötav strateegia, kuidas tuua siis luua trusti, et sest neid AI tööristu on väga-väga palju, kõik nad lubavad, sellised tööriistad lubavad kõike, nad toovad sul uusi kliente ja sa saad väga palju raha ja sa saad rikkaks ja sa ostad emale Porsche, aga et kui keegi teine ütleb sinu kohta, et see reaalselt töötab, võt see on nagu päris asi, see on nagu value või trust või noh, mingi bullet, mis laseb sul uusi kliente leida. Aga millega sa selle kliendi siis sinna sellesse case study'sse ära võlud või kas te pakute neile vastu midagi, kas lihtsalt teeme kolläbi LinkedInis? Isegi LinkedIn ei paku, aga see, et sisuturunduses me räägime temast ja see, et tema saab põhimõtteliselt tasuta siis turundust, ehk siis meie kirjutame temast loo, kus me mainime ennast ära, nii et tema on esindatud, meie maksame kõik kulud ja hoolitseme selle eest, et see oleks hästi kirjutatud, orgunnime kogu asja ja see on see hüve. Et praegult isegi keegi ei ole tulnud küsima, et võiks tasuta kuu teha või midagi taolist. Okei. Kui sa nüüd esimest korda peaks sükest meediat uuesti kasutama või täna sinna mingit investeeringut tegema, siis kas sa teeksid midagi teisiti ka? Iga iteratsioon või iga nagu see postitus või iga lugu, mis me kirjutame, natuke ise moodi ja ma kogu aeg itereerin seda, aga üldine suunitlus on suht sama ja olgu veel mainitud, et sisuturundus, need statistika, kui sa paned lihtsalt sisuturunduse, see jõuab umbes 300 inimesele, 300 inimest avab selle, nii et tee oma matta, kuidas jõuda 3000 inimesele, et kuidas seda peab levitama ja levitamiseks loomulikult on Meta ads ja LinkedIn ads kõige paremini toimivad. Metas saad massi, LinkedInis saad kvaliteeti. Oota, sa võtad siis selle artikli lihtsalt, et kui keegi tahab sama asja teha, sa võtad selle artikli, nii, kas sa nüüd paned sellele artiklile mingi boost'i taha, kas sa teed sellest reklaami, kas sa teed mingi disainid sellele mingi reklaami juurde, mis su see protsess on, et sellega edasi minna? Ja teed postituse sellest ja näitad, et see on olnud uudiste kanalis, et see Delfi logo peab seal olema. Paned mingi screenshoti? Põmst. Okay. Aga kui palju sa seal oled enda brändingut pannud sisse, see erabrändingut? Suht vähe niimoodi, et see põhimõtteliselt inimene tahab uudist lugeda ja ta näeb, et see on uudis, see on uudise portaalis ja sellepärast seda paremini, sest nagu inimesed ei usu Seerat, nad usuvad Delfit. Aus. Okei. Kusjuures tellisin ise Äripäevast sisuturunduse mingisugune kuu tagasi, täpselt enne jaanipäeva ja mulle saadeti näiteks see AI artikkel, et näed, et siin on üks näide, kuidas keegi enne on teinud ja toodi ka näide, et võiksite reklaamida ja näidatigi Hansa Vesti reklaami oli screenshot, mis mulle pandi vastu, kus oli siis Seera poolt üles pandud Metasse. Ja kusjuures ma tegin seda... Sa oled established mingi uue asja, et... Ja ma tegin seda Talusemas ka, see on siis see Äripäeva vaste siis Soome turul on ja siis nagu kui ma tegin selle kõne
selle Soome, selle talusema esindajaga, müügimehega. Ja siis ta nagu käed värisesid seal kõnes, kui ta seda nagu numbrid ette luges, ta oli nagu mingi, ma pole kunagi niisugused numbrid näinud, mida te tegite? Ja siis ma nagu rääkisin ja siis mingi... Numbreid ta mõtles just klikid või lugejate numbreid? Lugejad klikid, kui palju sealt välja klikib, et see oli mingi, et kui tavaliselt on 300, siis teil oli 4500 lugejat siin, mida te tegite, räägi nagu. Et ja nii palju läks meie juurde klikke ja siis ma mingi, vau. Aga kuidas see LinkedIni osa, kas seal LinkedInis teete ka eesti keeles ka või? LinkedInis on see, et see ei ole nagu supported language. Ei ole jah, see on kogu aeg, see võetakse reklaami maha, kui sa saad teha eestikeelse pildi, kus on eestikeelne tekst. Ja see võetakse harvemini maha, umbes mingisugune pooltest kordadest. Aga see kaastekst peab olema inglise keeles Adsi puhul. Okay. Ja välisturgudele, kas sa kujundad selle, kuidas seda visuaali kujundad? Kas umbes nii nagu Metas või sa proovid teda kuidagi LinkedIni jaoks? Teed teistmoodi midagi? Mida robustsem on, seda paremini töötab praegune arusaam. Ehk siis robustsem all mõtlen seda, et see bänner ei tohi välja näha nagu bänner. Ta peab olema nagu veits kodukootud. Aga nüüd on nagu see, et kui sa oled professionaalne bränd, siis sa tahad nagu oma professionaalsus ka veel jätta. Ehk siis see on nagu, kuidas välja näha user generated content või see UGC oma vahenditega. Ja siis näiteks ühe testi tegime niimoodi, et ma filmisin ennast, nagu mul oli kaamera ees kodulaua taga, kus ma siis näitasin mingeid asju, mida Seera umbes teeb. Panin selle ise CapCutis kokku. See video töötas ka palju paremini, kui mingid professionaalsed videod on toiminud. Lihtsalt, sest mu oskused videot kokku panna ja seda ilusalt värvida ja kõik asjad, need ei ole piisavad. Ja siis sellepärast see töötaski. Ja mis su hüpotees on, miks praegu selline sisu paremini toimib? Inimesed vihkavad reklaami. Sotsiaalmeedia on tehtud selle jaoks, et nagu et kassi videosid vaadata ja mingit nagu tobedat contenti vaadata, mis tekitab emotsiooni ja siis tulevad need brändid oma viimistletud sisuga, mis on tehtud nagu agentuuride poolt, jälgides brändbooki ja põhimõtteliselt nagu viimasel ajal kõik, mis Kaja teeb, see on kuld. Eelmises saates või üle-eelmises saates käis ja nagu ja teised korpod ei ole suutnud seda välja mõelda või nagu ma nüüd teen palju teie liiga, mul tuleb päris palju ette aga põhimõtteliselt olen nopri nagu aga et see on keeruline olla nopri sellepärast, et igal nopril peab olema oma nägu ja seda on ülikeeruline aru saada, mis on sinu nägu, see nõuab mingisugust ausust ja see nõuab jälle mingisugust nagu mõtestamist, et kes sa siis oled ja mis probleemi sa päriselt lahendad ja B2B valdkonnas on eriti rets sellepärast, et nagu B2B nagu by default on nagu rohkem safe, issand, ma kasutan ingliskeelse sõnu, turvaline ja nagu mitte midagi ütlev, sest nad müüvad nagu, tahavad sulle müüa mingeid 100 tonniseid, mingeid teenuseid hästi pikaks ajaks ja nad ei julge eristuda. Aga kas selle meediaväljaannete sisuturundusega oled sa näinud ka sükest kohest tulemust ka? Et kas ta on süke, et sa kohe, et sa paned esmaspäeval üles, kolmapäeval juba hakkab demosi tulema? Jah. Okay. Et see ei ole mingi süke, mida kõik startup turundajad kardavad, pikaajaline asi, vaid et see on sina... Kui sa õigesti teed seda, siis saab. Saab, ta hakkab kohe tulema. Ja nagu, et see ei tohi olla nagu see, et sa paned Delfisse üles ja looda, et Delfist hakkab tulema. Et sa pead ise ka nagu tööd tegema selle nimel, et sa pead ise nagu välja mõtlema, kellele sa targetid seda, mis on selle kogu jutu point, et et see nagu mõtle kogu see funnel läbi, et siis nagu tegelikult tuleb tulemusi ka. Ja siis sa suunad, aga see landing page sa suunad ikkagi sinna sama artikli peale või? Ma olen mõlemad pidi teinud, et kui ma suunan artikli peale ja kui ma suunan otse kodulehe peale, ehkki ta arvab, et ma suunan artiklisse teda ja ma viimased... Et ta jõuab nagu esilehele või? Ei, et ma nagu isegi kui ta näeb screenshoti ja mingit väljalõiget siis selles headingus ma võtan mingi koodi, panen selle sinna postitusse ja siis panen pildi nagu screenshotist sellest sisuturundusartiklist ja siis, kui ta vajutab selle peale, siis ta lendab Seera Leadsi kodulehele, ehk siis ja ma panen, et lihtsalt olla nagu läbipaistev ja aus, siis ma panen kommentaaridesse, et kui sa tahad päriselt seda lugeda, siis nagu siin on link.
Ma tegin seda pikemalt ka, ehk siis kui ma saadan ta artiklisse. Ja siis mis juhtus oli see, et ma hakkasin saama brändi sõnumitele Google'ist sealt hakkas liidid tulema. Ehk siis inimene nägi reklaami, luges seda artiklit ja läks Google'das Seera. Ja siis ma Google'ist sain nad kätte. Ehk siis see veits on pikem funnel ja siis ma mõtlesin, ma cutin ära. Tulemust väga vahet pole too. Ehk siis, et inimestel on väga okei see, et sa natuke trikitad nad ära. Ja, sest nad saavad tagasi minna, kui nad tegelikult olid wow, sa trikitasid mind ja siis nad leiavad selle artikli sealt kommentaarimist üles. Längis primary teksti sees on siis sul see? Ma panen kommentaaridesse, sest... Nagu postituse komment. Jah, sest et primary tekstis, vaat isegi kui sa adsi teed LinkedIn adsina, siis ta teeb ikkagi selles postituse ja sa saad minna sinna postituse juurde ja sinna kommenteerida ise. Aga jah, et Instagrami stories sa ei saa seda kommentaari seal. Aga nagu meta vajab ikka suht rämpsu ka su lehele, et ma teen seda, et nädalas umbes mingisugune, ma eelmise nädala tulemusi mäletan, 170 € panin metasse levitamisse ja 420 € panin LinkedIni. Metas tuli 1500 klikki, LinkedInis tuli 160. LinkedInis tuli 2 väga-väga head liidi ja Facebookist on midagi. Lihtsalt mingi spike of traffic, saad vanity meetrikud üles ja kõva vend vaata. Aga kuidas see, kas need summad, mis sa praegu ütlesid, olid Eesti kesed või kuidas selle eelarvega on, et mis eelarvega peaks arvestama, et teha siin lähiriikides ja Eestis? Kusjuures ma olen avastanud, et enam-vähem Soome, Eesti, Läti, Leedu enam-vähem sama budget või saad kliendi suht sama hinnaga kätte. Ma näiteks teen ka mütsidele, teen Soome aadse kui sa teed hea aadsi Soome või Eestisse ja Soome ma kusjuures runnin veel ingliskeelse aadse Eestist on eesti keeles, siis cost of conversion on sama. Mis on ma ise väga imestasin, siis ma väga pelgasin kogu aeg Soome turgu, et seal on kallimad ad-spendid, värgid, särgid. Aga kogu see targeting käib siis läbi selle creative'ite juba mingi paar aastat. Ehk siis see creative, mis sa teed, see peab olema meeldejav, see peab olema user-like, pane mütsi reklaamidega eriti, et see on direct to consumer on ja seal on eriti, et mida rohkem ma brändin seda ära, seda vähem ostetakse. Mida rohkem emotsiooni seal on, rohkem inimese siis lendab. Aga see eelarve, mis sa näed, et neid case studies'i oled sa promonud, kas see ongi siuke mingi 500 Meta, 500 LinkedIn igas riigis umbes nii või? See on erinev, kui natuke on seal mingi kõhutunned, aga praegune mingi suurusjärk kuus on mingi 15 tonni, mis saab uugama panna ja siis selle sees toimetad ja selle sees peab olema see on mingi omavaheline kokkulepe tegelikult on, aga selle sees peab olema content'i loomine ka on, ehk siis kõik need sisuturunduse spotid, pluss siis see, et see video tegemine. Aga kuldne standard, mille järgi mina tegutsen, on sees, kui oled nii kõva vend, et teed 5 tonni eest video on, ja siis oled nii kõva vend, et paned 5000 paned levitamisse ka. Ja kui sa ei ole nii kõva vend ja arva, et see nii hea levitamise asi on, siis ära järgmine kord tee see 5 tonnist videot vaata. Aga see 2500, mis sa enne mainisid, kas see, mis sa seal huugama panid, see oli kõigi riikide peale või kuidas see? Oota, mis 2500? Nii, praegult mul on umbes niimoodi, et see on, et sa saad runnida seda äädi põhimõtteliselt mingisugune kuni 6 aega. Ja siis sa saad võtta veel vana selle case study ja panna selle ka uurgama mingisuguse teatud aja pärast . Ehk siis põhimõtteliselt kogu aeg mängid sellega, et kuni see nii kaua tõstad budgetit, kui vaatad, et cost per klikid hakkavad tõusma, cost per milli hakkab tõusma, ehk siis selle saad aru, et Meta arvab, et me ei tegele enam ülihea asjaga.
Meta arvab, et su content või nagu su nagu reklaam ei ole enam nii väärtuslik. Ja siis hakkad maha tõmbama natukene, senikaua tõstad ja senikaua, kui mul tuleb liide, senikaua kogu aeg tõstan, alustan võib-olla konservatiivsemas kohast, võib-olla mingi 30 € päev ja siis panen, vaatan nagu davai, mis 40-ga teeb, mis 50-ga teeb, okei, numbrid näitavad, ma võin isegi kuni 2 korda tõsta. Aga kui palju sa neid ad creative'id seal muudad või kui sa budgetiga mängid, kas sa mängid ka sellega, et mis see sisu sellel adil päriselt on? Ikka ja see on nagu, aga selle juures ma pole leidnud mingisugust data-driven süsteemi, sest nagu see on nagu, mida rohkem sa hakkad neid erinevaid levereid muutma, seda keerulisemaks see nagu läheb, et mille peale see inimene siis tuleb. Ma proovin nagu mängida enda peast seda mängu, et kui ma panen ennast kliendi kingadesse ja näiteks, et Seera nagu klient ICP on näiteks tootmisettevõte, ta ei ole nagu klassikaline mingi SaaS seksikas, vaid nagu väga seksikalt toodab mingisugust tööstus, mingid seadmeid näiteks, või ma ei tea, müüb elektrit või tegeleb mingi muu asjaga, siis panen selle inimese pähe, kes on selle müügijuhi rollis, et kuidas tema mõtleb, on suht nagu ta on no bullshit vend, samal ajal ta kardab võib-olla seda, et kui ta tuleb mingisuguse Seeraga, mis on nagu new school, mingi AI, kui ta tuleb selle juhatuse ette, räägib selle ära ja tal on nagu, ja me tuleme nõmedate tulemustega või nagu mingi kahtlaselt käitume temaga, siis tema paneb oma reputatsiooni ettevõtte sees lauale mängu, et see peab nagu olema nagu, et see on uus, see on huvitav, aga see peab olema ka nagu, et võtma ära selle fear of fucking up nagu. Jep. Sa mainisid korra, et need mingid tootmisettevõtted või tööstusettevõtted on ju, aga kes teil üldiselt muidu siuke põhiline ideaalklient on Seeral? Meil ongi kaks ideaalklienti, üks on siis veits suuremad ettevõtted, kus Seera tiim vastutab tulemuste eest, ehk siis sa tuled siis oma nagu murega või oma challenge'iga, et meil on rohkem kliente vaja ja siis Seera tiim annab sulle account manageri, vaatab, et kõik asjad saab set up itud, vaatab, et kõik on nagu loogiline, kosher, ma ei tea, et see AI on õigesti promptitud, vaatab tulemusi, võrdleb seda nagu tagatoas võib-olla kellegi teisega või oma kogemusega, et kuule, see 5% sul nagu üldse nagu, et me peame kõik rework ima, ja teine pakett on siis, seal ongi siis 50 kuni 500 miljonit käibega ettevõtted, mõni on ikkagi väiksem ka, aga neil on oma müügiprotsess, neil on omad CRM-id, neil on omad, nad teavad, kellele nad mida müüvad ja siis me saame pikendada nende protsessi ja teha seda võimsamaks. Ja teine on siis teine meie ICP on siis põhimõtteliselt nagu väike ettevõte, nagu põhimõtteliselt minu see mütsi näide, et tuleb 99 € kuus, saab jõulukinke müüa piisavalt mahtu selleks ja siis, kui ta tahab veits suuremat minna, siis on 449 ja ta vastutab ise oma tulemuste ees. Ehk siis, kui ta promptis valesti, et ma kirjutasin, et ma tahan müüa jõulukinke küll, aga nagu, ma ei tea, ütlesin sinna, et see on mingitele turundusettevõtetele ja neil on juba kõik tarned olemas, siis nagu see läks untsuna. Okay. Ehk siis Seeraga või nagu see promptib seda, et kellele sa mida müüd, et nagu see peab nagu ülitäpselt teada olema. Aga see välisturgudele laienemine, kas teil on sisuliselt, läksidegi kohe mitmesse riiki või kuidas see on välja näinud? Alustasime Eestist, aga et Eestis kohe, kui saad aru, et me võtsime selle suhtumise, et kohe, kui me saame aru, et meie probleem, mida me lahendame, me sobitume ettevõtetesse ja see päriselt lahendab seda, siis mida kauem me Eestis oleme, seda suurema augu me endale kaevame. Ja ma olen oma varasemates ettevõttes ka näinud seda, et Eestis on tegelikult jube mugav. Sa saad kodukeeles rääkida, eesti keeles lobiseda, tuttavad probleemid, kui sa oled karjääri ehitanud, siis tegelikult on päris hea network. Turuliidriks saad suht kohe nagu. Täpselt. Ja välismaa on nagu keerulisem ja mida kiiremini sa lähed välismaale,
seda lihtsama see switch, sellepärast et algus on nagu ka Eestis raske, kui sa oled ei keegi, on ju. Ja kui sa kohe ei keegina lähed nagu Soome ka, siis see on nagu aimatav, et Soomes on raske. Aga mingi hetk, kui sul Eestis hakkab juba päris mugav, siis võib tekkida see pähe see mõte, et kuule, aga ma olengi nagu 3 inimesega mingi agentuur ja nagu mis pole hullu midagi, teeme seda lifestyle businessit ja nagu ja ma ei ütle, et see vale oleks, aga et tahtsime nagu kohe nagu suurelt. Ehk siis me läksimegi, võtsime Soome, Läti ja nüüd Poola on tulnud suht nagu poole aasta sees. Ja teine nagu laienemisviis on siis, seal me siis müükarid ja räägivad natively, meil on natively ära tõlgitud kodukas. Meil on kodukas jookseb Frameri peal, Frameril on one click nagu tõlkimine, nüüd nagu viimase 6 sees tuli see AI tõlkima seda ülimõistik, tegin Poola tõlke ära, poolakas vaatas, oli nagu mingi, kuule võiks siin pakettide nimed ära vahetada, need ingliskeelseks tagasi teha, nagu see oli ta ainuke kommentaar, eks ma olin nagu mingi wow. Jep, ehk siis locally sales-led growth'iga ja nüüd teine on nagu see, et natukene ala pool tundi tagasi rääkisime kanalitest, ehk siis 4. kanal. Aga siis ma korra veel enne, kui sinna lähed, et see ka põhimõtteliselt on nii, et kui tahad minna Soome, siis Soome müükar ja tee Soome koduleht ja sina ei näe muid takistusi. Kuule sisuliselt ei ole, jah. Sest toode on meil ingliskeelne, see on väga fine. Jep. No see Soome müükari leidmine võib-olla nagu see keerukas koht, aga praegu töötus nii kõrge, nii et anna minna nagu. Okei, väga hea. Jätka sealt, kus pooleli jäid kanalitest hakkasid rääkima. Kanalitest on ja siis nagu teine on nagu see, et see ei pea üldse geograafiaga piiratud olema või ei pea üldse geograafiliselt mõtlema, kui me teeme ju self-onboarding ut. Ehk siis kui AI teeb nagu tõlkeid ka, siis me võime põhimõtteliselt 180 keelde tõlkida selle ka ära. Ja teine on see, et neid teenuseid nagu AI ettevõtted, AI teenust ostavad ju suht nagu early adapterid või nagu suht süksed inimesed, kes on nagu oma mõtteviisilt juba eesrindlikud. Need inimesed räägivad kindlasti inglise keelt, suht suure tõenäosusega, välja arvatud Ladina-Ameerikas ja Hispaanias. Venemaal ka võib-olla mitte. Nii et teine või nagu kolmandas kanalis, me rääkisime 4. kanal, mis me siis teinud oleme, on niuke long bet, on siis see, et SEO ja siis AI optimization on ju AEO, Answer Engine Optimization. Ja täisjäälikud. Ja siis seal meid aitas väga palju, või mind aitas väga palju, kui ma sain ühel pikal lõunasöögil kokku Markus Palmiga, teevad Feature Base'i. Nemad on kogu oma siis turunduse ehitanud üles nagu SEO blogpost, millel on Google'i reklaam ja nende blogi näeb reits välja, see on nagu conversion piece, minge vaadake, see on elamus. Ja Markus siis rääkis, et saatis mulle väikse mingi hurga ala 10 artiklit, et ütles, et need on nende põhilised money machine'id. Ja mis seal oli see, et nagu alternative to, pane sinna midagi sisse. Top 7 in your field, on ju. Ja nagu nii hästi oli tal struktureeritud need, on ju, et ma kütsin selle Claude'i sisse, ütlesin, et vaata neid, uuri, mis valdkonnas meie tegutseme, too mulle välja 33, see oli mingi number, mida mul peas oli, 33 competitori, analüüsi see ära ja jõua välja kuni selleni, et sa kirjutad selle blogipostituse, on ju. Esimese blogipostitusega järjekordselt suht palju vaeva, selline Framerisse oma template'i peal seda üles saada suht nagu, meil ei tulnud nii hästi välja kui Markusel, see mingi formatiga on aga pärast seda ühendasin MCP siis selle mooduliga, lähed Frameri pluginitesse, leiad sealt MCP üles, ühendad Claude'iga ära selle. MCP, mis on? See ongi mingisugune ühendus, et AI saaks ühenduda, ehk siis Frameril on mingi MCP plugin, mis teeb nagu silla, või põhimõtteliselt nagu API vist on ju, teeb silla niimoodi, et Claude Code või nagu see Claude
agendid, mis sa tõmbad seda desktop äppi, on ju, saab sinu Framerisse minna ja seal toimetada. Okay. Nii et esimene artikli tegime ära ja siis mõtlesin nagu põhimõtteliselt, et Cloud Coworkiga tee 33 veel. Okay. Ja siis ta strategizes, ma võib-olla tõin sinna mingit, et selle artikli asemel kirjutab hoopis seda, on ju. Ja siis ta toimetas mingi terve päev, vajutasid kohe allo ja siis postitasid ära, on ju. Ja sinna peale siis sai teha selle, et ütled Claude'ile, et davai, et nüüd sul on artikkel olemas, tee sellest nüüd Google'i kampaaniad. Ja siis ta põhimõtteliselt kirjutas reklaamid, keywordid, mis selle vastavad, näiteks Apollo Alternative on ju, siis üks keyword ongi Apollo Alternative ja näiteks reklaami sisu on cheaper and better või cheaper and smarter alternative to Apollo. Ja lükkasin läbi Google Ad'i desktop äpi selle CVS faili sinna ülesse. Päris palju nussimist oli, ütlen ausalt, sellega, et nagu kõik need fitiksid ja siis nagu seal hetkel ma tundsin küll, et see on kaval plaan küll, on ju, aga ma olin ise see, kes vigasid parandas, mitte AI ei parandanud minu vigasid, on ju, mis oli nagu niisugune, et pead süvenema ja nagu mingi hetk tundsin, et võib-olla oleks kiirem olnud ise teha seda, aga ma ei usu, ma sain mingi 2-3 päevaga selle kampaania ülesse ja et jälle mingid asjad sai tööle, on ju. Sama asi comparison saitidega, ehk siis meil on mingisugune 20 erinevat landing page'i, mis samamoodi omadele Google kampaaniatele vastavad. Esimese tegin ise ja ülejäänud lasin nagu vaheta Apollo Alternative, vaheta mingisuguse instantly alternative'i vastu ja kirjuta nagu see sisu ümber. Ehk siis võrdlete oma kodukal nii-öelda ennast koos siis mingite konkurentidega, on ju? Jep, ehk siis see põhimõtteliselt ja selle nagu strateegia nimi on siis bottom of the funnel strateegia, ehk sa ei hari klienti, vaid sa varastad kliendi ära siis, kui klient on valmis ostuotsust tegema ja käib viimase kontrolli üle. Ta on valmis näiteks Apollole juba raha andma, aga on nagu mingi, oota, see Apollo pricing paneb sisse, et kuidas see ikka hinnastus toimub ja mina olen selle ära varastanud oma blogi artikliga, räägin sulle täpselt, kuidas Apollo pricing on nagu päris jama nagu tegelikult. Et nagu palju varem oleks võtta kohe Seera, et sa ise midagi mõtlema ja Seera teeb sinu eest tööga ära. Okay. See on väga huvitav. Aga üldiselt nagu siuke AI mootor on, ma tahaks öelda juba selline veits commodity asi on, et põhimõtteliselt eriti, kus täna on ka siuke cloud code on ju, et enam-vähem kõigil on ligipääs sarnasele tehnoloogiale. Ja. Et mis on see Seera brändi osa või see turunduspool, et mis päriselt siis eristab ära selle, et kui ka see klient tuleb vaatama, et okei, Apollo Alternative, et millega siis Seera lõpuks ära võidab selle kliendi endale? Et just see, et Apollol on ka, kõik need vanad tegijad on ka endale AI sisse ehitanud ja sa kodulehel leiad ka AI-d seal mingi 10 korda öeldud. Et kõik on nagu enam-vähem sama suures plaanis. Kui Apollo kodulehel, ma vaatan AI sales automation software on nende nagu see. There you go, on ju. Ja neil on palju, mina olen nagu üksi on ju growth tiimis ja neil on eraldi inimene selle jaoks, kelle ainuk ülesanne ongi kuradi token maxida ja teha võimalikult palju neid artikleid, on ju. Ma arvan, et siin jõuame sinna kohta, kus ma olin mingi LinkedInis ja mässasin seal ja siis keegi umbes küsis, et ma saan iga päev, saan 3-5 e-kirja, et kasuta minu e-maili automatsiooni tooli. Ja ta oli, et ma saan aru, et B2B maailmas see AI tuleks, see ongi see ja see on jumala loogiline, mida nad pakuvad ja service'ina mulle meeldib see. Aga kuidas valida seda? Ma jaurasin taga midagi seal vastu ja siis ta oli nagu, et kuule, aga äkki prooviks nagu brändingut. Ja see nagu nii haaras mind, et kuule, no muidugi, no mis asja, et vana hea bränding tuleb ka siin mängu ja ma praegult väga-väga usun seda. Ma ei usu võib-olla sales-led growth'i juures seda, et mis värvid ja mis tonaalsus, mis tone of voice, milline meie välimus veebis mõjutab, kas me teeme müügi ära või mitte, pigem müügimehe attitude mõjutab seda. Yeah. Aga kui ma mõtlen nagu müügimehe attitude'i peale, see on nagu niisugune, et üks on see, mida ta räägib, kas see faktuaalselt on tõsi ja kas see haakub minuga, ehk siis intellektuaalselt, kas ma saan aru, mis ta mulle müüb. Ja teine on see emotsionaalne pool, kas ma päriselt usaldan teda, kas mul on selline tunne, et ta kaob ära, kui ma ostu ära teen
või ta on minuga ride or die on ju, nagu Veedia see slogan on, ride or die, mingi production agency on ju. Ja need vennad ongi ja nagu ma usaldan neid. Ja nüüd on nagu selle PLG osaga, see product-led growth'iga, self-service'iga, võt seal on see koht, kus ma tunnen, et väga tugevalt tuleb digibränding, tuleb mängu. Ja ma täna näen, et AI tööriistad ja kui palju neid peale tuleb, siis nagu see kõik langevad sinna, kus nad loomulikult nad on AI vennad, nad on AI-d rakendanud juba ja siis nad teevad AI kodulehe ka ja nad kirjutavad AI-ga ja see on koht nagu... Ja kõik kodulehed on need Frameri kodulehed, kus on need Frameri blokid. Kõik näevad samasugused välja ka nagu. Täpselt, et näed, ja see kõik on nagu mentaliteedis on ju MVP vennad, minimal viable product, teeme kiirelt ära, paneme asja müüki ja vaatame, testime ja intereerime on ju. Ja kõik on nagu sama mindseti vennad. Ja siis nagu, et noh, et siis tuleb natuke vastuvoolu ujuda. Ja kõige parem näide, mida ma leidsin veebist, mis on nagu high-tech toode viimasel ajal nagu popib, on Whisperflow. See on see Tire of CEO vend pani sinna ka papi, on ju. Reid Hoffman on seal tulnud mingisuguseks papi panijaks LinkedIni asutaja. Nagu lendavad. Ja nemad on siis kirjutanud oma blogis ka, kuidas nad rebrändisid oma lehe. Ja kui seal, ja see on ka järgmine leht, mida on nagu whisperflow.com või AI või mis IO või mis nad on, see leiad üles selle. See on äge koduleht selles mõttes, et iga blog, ta näeb välja, ta tundub, ta ütleb kõik sama juttu. Ehk siis alates hero alast see animatsioon, kuidas ta su jutust võtab mingid sõnad välja, kuidas ta puhta flow, kuidas siis see flowib sinna, kus on nagu mingisugune väike illustratsioon, mis näeb funky välja, kuni sinnani, et ta kasutab pilte, mis on soojad, inimese nägu on seal, aga see on blurritud. Kõik on nagu liikumine, iga nagu tekst on minimaalne ja minimaalne on ta sellepärast, et see on cool, vaid nad lihtsalt suutsid välja mõelda minimaalse koguse sõnu, et see tekst saaks öeldud. Ja sa loed seda ja seal on nagu need individual page'id ja kõik asjad. Ja ma olin seal ja ma teeksin külahari on nagu, et teeme, et kui nagu suudakski seda juttu rääkida nii esiteks minimalistlikult, ehk siis ma pean lugu oma lugejast, ma annan talle lisaks tekstile ka muid asju, kuidas ta see infot haarata visuaalselt, silmadega, emotsionaalselt. Ja teine on see, et nagu kuidas tekitada see sama usaldusväärne tunne, nagu Whisperflow on tekitanud oma investoritega. Meil on ka ju Markus Villikud, Kaspar Tirid, meil on ka nagu head vennad, endised Boldi mingisugused vennad asutasid ja Montonio vennad ja Veriffi vennad. Kõik on ju head vennad, on ju. Et nüüd on nagu see, et kuidas tõmmata brändi, kuidas anda inimesele usaldus, et me ei kao ära, kui sa satud ette. Et meie praegune fookus on läinud sinna, mis on nagu, et me oleme AI startup, noh, et see nagu see, kuidas ma AI-ga kõiki neid blogisid teen, see on väga nagu, see on nagu väga tavaline, aga just see, et ma ise nagu üllatunud, et nagu sisuturundus töötab, mis on nagu vanakooli võte, ja pigem surev vanakooli võte juba. Ja teine on nagu see, et see branding töötab. Et, ja mida rohkem me praegu inimest sisse toome, seda rohkem inimesed nagu suhestuvad ja ma arvan, täna see AI nagu ajastu probleem ongi väga see, et kus LinkedIni postid on nagu AI kirjutatud, ise kirjutan ka nagu veits nagu jama tunne on nagu, ei ole nagu õige, aga samas siis kui ei kasuta, siis jääb nii palju maha, et ma tunnen, et praegu see mingisugune meie turundajate see nagu challenge ongi see, et kuidas teha AI sohe mõttekaaslane, teha nagu niuke inimlik või nagu see, et ma suudan suhestuda. Ma ise mõtlen kogu aeg näiteks ka Notionis, vaatan see kirjaklambrike, see mehike seal paremal all ääres, vähemalt see läpis ja minu meelest on desktop selles brauseri versioonis ka, kus ta aeg-ajalt teeb mingisugused nägusid ja liigutab ennast. Ja kui sellest rääkisid, ma vaatasin, sa saad teda muuta ka, ma panin enda omale vuntsid ette näiteks ja et sa saad talle mingi mütsi panna pähe ja mingid värgid, et nagu personalized. Kunagi oli Wordis mäletatav. Täpselt. Kirjaklambri jonu. Ja see ongi see, et me nagu intellektuaalselt suudame selgeks teha, et AI on õige tee, on ju. Aga nüüd nagu järgmine aste on see, et emotsionaalselt ka ja inimesed nagu me oleme nagu sotsiaalsed, emotsionaalsed olendid ja me ei tee ainult intellektuaalse mõistusega otsust. Vaid siin on nii palju emotsiooni sees ja et see on, ma arvan, see koht, kus täna on täiega võimalus. Brändi osaga.
ma hüppan korra tagasi ühte eelmisesse asja, et see ka natuke kas see, et nüüd sellest pehmest teemast lähme korraks tagasi sinna nagu raskesse teemasse, et see Google'i reklaamid. Et sa mainisid seda, et sa nende Google reklaamid teed ka nagu tehisaruga, aga seal on see protsess sul ju, su Claude'i käibki seal ads.google.comis käib ringi või kuidas sul on, või teeme teeb sul Sheetsi valmis ja siis sa selle uploadid? Ja Google Adsi selles desktop versioonis, mis näeb nagu, ma ei tea, 2010 välja, sinna saab sisse laadida CVS faili, mis on põhimõtteliselt Sheets mingi. Ja et Claude suudab CVS failid välja teha. Ja need mõlemad, mul on niisugune tunne, et lihtsalt conspiracy theory, aga et nii Google kui ka Meta investeerivad nii tohutult ise ju sinna AI-sse, siis nad ei taha väga lasta teisi agente ligi. Eks nad põhimõtteliselt tahavad hoida seda protected ja nagu ja minu meelest 6 aega tagasi, kui ma kirjutasin Google Analyticsisse sinna, vaata sinna ääres on mingisugune ka mingi AI abiline, siis ta ei suutnud mitte midagi nagu mulle asjalikku öelda, aga nüüd mingi paar päeva tagasi kirjutasin, ta oli nagu mingi vaata seda, kirjutasin Google Adsi, ta leidis üles, mul oli mingi valesti settingud tehtud, et mul tuli Indias ka mingisugust traffic'ut peale, ja siis põhimõtteliselt oli, vaata seda, et need location settingutes on see, et inimesed, kes on huvitunud nendest asupaikades, kus sa tahad reklaami teha, eks, ta on huvitunud UK-st, siis ta juba teeb Adsi sellele inimesele ka, ja siis nagu, et ma olin nagu mingi wow, et ta veel ei oska, või nagu ta veel ei ole lubatud seda linnukest tegema seal, aga kohe on, ja ma arvan, et skillseti mõttes, et need adside panijad, need varsti, ei ole kõige kõvemad vennad, sest ma ise olen seda tööd teinud ja freelancerina saad mingi, ma ei tea, vähemalt 4 sotti kuus küsida lihtsalt selle eest, et sa hoiad seda aktiivsena. Kui mitte 6 sotti, siis ma arvan, see nagu laheneb adsidega või nagu selle agentidega ära ja siis on ainuke nagu asi, mis jääb nagu selle turundajal, jääb see, et mängida, et mis aspekti enda juures sa tahad esile tuua, mis on need selling pointid, mis järjekorras sa pead inimesele need tutvustama, sest ad on esimene ja pärast seda tuleb su landing page ja need ei tohiks enam-vähem sama asja peaksid rääkima, aga see on nagu flow kuni tooteni välja, Ja kas see AEO osa, olles nüüd sa oled teinud neid artikleid seal vorpinud seal väga suures massilises koguses, kas see kuidagi seda, kuidas seda AEO osa, oled sa näinud seal mingid viisi, kuidas sa organiseerid seda, sest see ei ole niivõrd süüke tavapärane asi? Ja mul töötavad ainult ülispetsiifilised blogipostitused, näiteks, et parim müügiagent prantsuse keeles Koloniasse. Mingid väga long tail nagu. Täiega long tail ja nii random asjad ja ehk siis ma nagu... Mis see tähendab töötavad, et nad toovad siis nagu külastajaid? Nad toovad külastajaid ja need ehk siis minu need blogid saadakse, esiteks need AI mudelid saavad need kätte ja nad oskavad sinna inimesi tuua. Aga kus seda tead, et AI-st tulevad nad just? Kuule, mul on niisugune asi nagu prompting company ja see on nagu üles ehitatud nagu AEOÜ peale ja siis tema ütleb, et need foundation mudelid käivad seal ja ma ei tea, kas nad päriselt käivad või mitte. Et see on ka nagu aus vastus tegelikult. Ja. Ei no see on väga, see natuke see AI tööriistade värk siin oli ka, toimus SEO Estonia päev enne toimus üks eelüritus, kus käisid need vennad kohal, need mingid surfer SEO-st ja siis ka seal mingid tööriist ka veel, mis ka mõned sellised tööriistad, mis justkui pakuvad nii-öelda SEMrush, aga nagu justkui AI-le ja seal olid ka ikkagi üks vanakooli Eesti SEO-kas ka, kes on meil siin podcastis ka käinud, kes on nagu äärmiselt skeptiline kõigi nende suhtes ja ta on nagu väga veendunud, et nad põhimõtteliselt teevad mingid screenshot'e mingitest promptidest on mingid AI-d, mis nagu otsivad, aga et tegelikult see on nagu natuke borderline pettus, aga ei tea täpselt ka, kuidas seal päriselt on see asi. Ja ma arvan, et siin... Aga kui demosi toob, siis suva mingis mõttes. Ja see ongi niisugune... Ja osta, sign up tähendab. Ja see on nagu see ka, et ma tunnen, et need 2+2 võrdub alati 5, kui ma teen nagu erinevaid tegevusi ja teen nagu panustan erinevatesse nurkadesse, siis tuleb hea krempel nagu kokku ja
et tracking on niuke asi, mis turundajana nagu, et siiani ma olen nagu mingi, kuule, AI ja mingisugune, inimesed lähevad uuesti kosmosesse ja hakkame Marsile minema ja terve, ma ei tea, meie siin nagu maa ümbrus on täis satelliite ja meil on igas kohas on mingi üli high speed internet ja minu meelest tracking on endiselt siuke asi, mida nagu ära lahendada nagu mingi nõuab nagu su pea peab valutama 3 nädalat järjest ja siis sa oled ära lahendanud selle kuidagi ja nagu see seisab ka kuidagi 2 jalal, minu maailmas see käib niimoodi. Aga tegelikult Prompting Company on siis üks, mida sina näiteks kasutad siis, et AIO jaoks nagu. Ma ei ole sellega nagu mingi mega õnnelik, et kindlasti on midagi paremat ka, aga see töötab. Räägime LinkedInist. Kas seda ka kasutad kuidagi või oled rakendanud? Ma olen LinkedIn Adsidest sügavalt üllatunud, kui high quality sealt tuleb just B2B's kliki hinnad nagu rõvedalt kallid, aga et senikaua kui head liidid tulevad, siis kõik on nagu fair. LinkedInis mul on nagu teoreetiliselt on siuke nagu, võib-olla laiendan isegi sotsiaalmeedia peale, on see, et ma viimasel ajal juba paar aastat ei ole selle usku, et ettevõtted peaksid liiga palju postitusi tegema. Et need alati kõik ettevõtted, üks esimestest hire'itest nagu nüüd vähemalt 5 aastat on minu meelest olnud see, et võetakse sotsiaalmeedia manager või see keegi, kelle valdkonnas on sotsiaalmeedia. Ja siis nagu tihtipeale need, eriti kui B2B'st räägime, siis need postitused on nagu, me käime kuskil, ma ei tea, ettevõte on kuskil väljas, mingid suvalised uudised, et nagu väga ei saa aru, miks seda peab tegema. Ja sa mõtled just nagu ettevõtte konto alt? Ettevõtte konto alt on ja need ammu juba ei levivad ainult siis, kui sa pappi paned sinna alla ja aga mida ma näen, et nagu äge on see, et kui nagu founderid või inimesed sealt seest pakuvad mingisugust insider informatsiooni, mida nagu selle businessi käitlemise juures koguneb. Ja nüüd, kas ma siis seda teen ka, siis see aus vastus on see, et see on minu jaoks täiega raske panna sinna kingadesse ennast, et mis oleks päriselt huvitav või mis päriselt pakuks väärtust inimesele, kes seda siis lugu loeb. Ja siis LinkedIni surm on täielik see, et kui sa paned selle, kirjutad midagi valmis, paned selle Gemini'sse, mis teeb nagu näiliselt selle nagu atraktiivsemaks ja siis sa paned selle inimeste ette, kus ta nüüd on nagu kõik on selle Gemini või ChatGPT või Claude'iga teinud. Ja siis nagu Võt LinkedIn on siuke asi, mis mul on nagu bucket listis, et ma mingi hetk tahan selle läbi crackida ja praegu ma tunnen, et ma kasutan sellest a la mingi 5%. Ja. Mina mõtlen lähenemise täitsa, et ma ei kasuta üldse AI-d LinkedIni postituse kirjutamisel, sest ma natuke tunnen, et ma ei taha, et see... Ma tahan, et ma tegelikult, mulle meeldib kirjutada tegelikult. Ja et tegelikult võib-olla LinkedIn on veel üks viimane osa veel, kus ma saan enda mõtteid kuidagi nagu lasta vähem ilma filtrit. Kui sa blogiartiklit kirjutad, siis sul on ikkagi, seal on ikkagi mingi struktuuri, mis sa pead jälgima niimoodi, aga LinkedIn saad lihtsalt tegelikult nagu vabalt väljendada enda mõtteid. Ma liitun selle tiimiga, et... Väga hea, let's go. Hakkame mingit hashtagi kasutama, et pole AI. Pole AI, jah. Aga ma arvan, et see on way to go. Sest et alati nagu turunduses töötavad ka need asjad, mis lähevad natuke vastuvoolu. Või et mis sellepärast nad eristuvadki. Ja mida rohkem nagu oma tone of voice'i saad sisse kirjutada, ja see on ainult võimalus siis, kui sa ise kirjutad seda, seda paremini peaks toimima. Aga näiteks LinkedIni kaudu ma olen kõik oma tööd saanud, kõik oma nagu karjäärivahetused, ma põhimõtteliselt nagu, et midagi ma olen teinud piisavalt hästi, et kui ma kirjutan, et ma kuskilt lahkun, siis mul on nagu kõned, mis on nagu nice. Aga et nii-öelda organic LinkedIn siis nagu Seera AI jaoks otseselt hetkel ei ole mingi turunduskanal? Ta ei ole turunduskanal, aga järjekordselt, kui ma olen teinud LinkedIni postitusi, ja me oleme saanud mingi 3-4 klienti jälle täiesti randomly. Kui sa kirjutad enda siis konto alt eesti keeles? Ja inglise keeles vist isegi. Aga nende founderite kontodel teete ka midagi?
tead, kogu aeg on niimoodi, et see on üks asi, mis peaks. Ja ma usun, et see tegelikult töötaks ja seal on jällegi, ma ei taha nende ees kirjutada, see tundub nagu nõme. Ehkki nagu tegelikult turundus ei ole midagi nõmedat, kui see töötab, on ju, aga natuke on niuke, et ma nagu tahaks nagu raputada vahepeal, et tehke siis või nad postitavad umbes täkki, et kuule võiks sellest teha midagi, siis ma olen nagu mingi you go, pane. Et see autentsuse osa on see, mis ma nagu täiega usun ja see nii kaua, kui nagu ma ei taha see perfektsuse nagu küüsi jääda, aga autentsus ei ole perfektsus, aga seda peaks olema nagu. Aga kuidas see, kas teil, arvestades teil on müügiinimesed ja kõik see, teil on mingi CRM ka, mida te kasutate, on ju? Pipedrive. Okei. Kas sa juhuslikult oled, kas LinkedIni, te neid LinkedIni reklaame jooksutate, kui te neid kohaliku meediat kasutate niimoodi, ega te juhuslikult seal ei ole mingit ühendust teinud Pipedrive ja LinkedIni vahel mingit sükest? Aga kus juures ei ole? Sest et, mis ma räägin, sest ma just kuulsin, eelmine nädal kuulsin üks Eesti ettevõte rääkis Dylan Hay, kes on Eestis elab, on ju, ja siis tal on see Hey Digital, ta ütles seda, et LinkedInis ongi väga kõrged CPC-d ja et LinkedIni, ta ütles, et kui LinkedIni Ads Manageris vaatad enda tulemusi, siis tundub üli halb, aga neil on nii, et nad on ühendanud HubSpoti ja LinkedIni omavahel ära ja niimoodi, et sa näed oma seda mingi, võtad selle liidi lahti ja sa näed, millist LinkedIni reklaame nad on näinud ja nad on näinud seal nagu, et need, kes on näinud väga palju reklaame, siis nad nagu konverdivad rohkem. Mis oli nagu, ma olin mingi, ma ei olnud siukest tõest kuulnud. Peame Dylani tooma saatesse. Ja väga äge vend. Ja see on ülihea õpetus, ma selle võtan kaasa. Kui palju sa oled siuke Seera vend ise, on ju, et kui palju te Seerat kasutate, kui palju Seera kasutab Seerat? No müügimees ei leia ühtegi kontakti ilma Seerata. Seera kogu aeg meil endal üürgab ja et see meil nagu kõige odavam viis, kuidas klient tuua. Et teised asjad on nagu toetavad või siis ta toob seda odavama poolset klienti või seda PLG-d on ju. Okei. Aga sul on väga lahedad süsteemid, kuidas sa tekste ja blogiartikled, neid lood. Kas sa oled kuidagi lahendanud ära ka visuaalide loomisel? Palju sa visuaalide loomisel kasutad tehisaru? Kusjuures järjekordselt mingisugune maikuu lõpus, kui äkki oli mai, tuli see Claude disain tuli välja, ja siis esimest korda ma sain anda prompti ette ja tuli täitsid välja, sest kõik eelmised katsetused olid nagu, et ala Nano Banana, ta proovib teha teksti, pilti samal ajal ja paneb selle ühele nagu layerile ja siis on nagu mingi, tahad midagi muuta ja siis koos tekstiga läks nagu see tagus ka ära ja oled nagu mingi, mida ma teen siin nagu, ma olen panen Figmasse, teen ise on ju. Aga Claude Design lahendas selle ära, siis ta disainisüsteemi ja siis ma andsin põhimõtteliselt mingi paar screenshot ette oma taustadest, rääkisin, mis kopid tahan ja siis sain välja selle. Ainuke probleem on see, et näeb välja nagu disainitud asi ja see by default toimub kehvemini kui midagi, mis on väga inimlik. Aga et täitsa reaalselt tegigi ära nii, et sul oligi nagu tekst õige koha peal ja näod ei olnud ime ja kõik oli nagu, ei läinud tekst näo peale, ei mingit sükst asju jäänud. Täpselt, isegi kui läks, siis sa said seda muuta, mis oli nagu rets. Ja sa said nagu kopi, nagu sa klikkisid sinna peale, double click on ja said teksti muuta seal sees. Okei. Tekitab sulle sükse nagu redigeeritava faili, mitte sa ei pea promptima, et muuda mulle ära. Siis sul on nagu, sul on tagus, mis on nagu sinu mingi brändi näiteks värv, siis ta teeb sinna animatsiooni ette või illustratsiooni, mida sa saad ka nagu mudida ja muuta, promptida tekst, erinevad tekstikohad, mingid toguldamisvõimalused, siis ta põhimõtteliselt loob sulle mingisugune äpi, kus sa saad kõiki neid asju nagu muuta ja kõige parem on see, et need vaata alati turundajad, kui nad ads'e jooksutavad, tahaksid jooksutada mingid 20 või 30 ads'e ja siis nagu selles on üli mõnus on nagu öelda, et tee veel, pane 10 veel, üli hästi tuleb, 35 veel ja et nagu proovi seda nurka ka. Ehk siis see annab kreatiivsusele tähega ja näiteks siis visuaalide osas veel. Näiteks nüüd täiesti teine teema, aga näiteks kui ma mütse müün, siis mul on jama see, et ma teen mütse kangajääkidest. Ehk siis ühte nagu mütsi värvi, seda see on mingi 18 tükki. Teist võib-olla see on mingi 13 tükki, sest mul rohkem ei ole seda kangast. See ei tule ka kunagi. Ehk siis kui ma näen nagu fotograafi juurde,
peidistan ta hinna nagu maks alla, sest on sõber ka ja siis ta on nagu mingi davai, teeme siis stuudiofotot, see pidi modellid kohale, on ju. Teed selle 18 mütsi jaoks selle pildid ära, paned selle netti ülesse, üli hästi läks, saad nädala aega mütsid hakkama, siis sul on vaja uuesti minna pildistama ja see on põhimõtteliselt võimatu, on ju. Ja siis näiteks niisugune asi nagu Kive AI tugeva K-ga, sinna annad ette, pildistad käes niimoodi, pildistad mütsi, telefoniga ülesse ja siis sul on need stuudiofotod, mis sa oled teinud, on ju, päris modellidega ja ütled, et pane nüüd see müts, pane nüüd sellele modellile pähe. Nagu geniaalselt hästi. Aga poosid on nagu peavad olema samad, poosid pead sa olema enne üles pildistanud. Ta suudab poosiga muuta ja ta on nagu põhimõtteliselt nagu see on nagu rakendus, mis on siis nagu seal taga taustal jookseb siis nano, banana või mida iganes seal jookseb, on ju. Aga ta põhimõtteliselt on nagu eelpromptinud, teinud selle nagu ülilihtsaks, et nad ütleb, et valgus tuleb vasakust nurgast, see on sellise nagu temperatuuriga ja siis sa ei pea nagu ise mõtlema seda ja ta on kogu see nagu süsteem sinna sisse tehtud. Ehk siis täna ongi nagu, ka Sera on ju see, et see engine on seal praegu ChatGPT oma, põhimõtteliselt saab Claude'i või Gemini vastu vahetada, mis iganes ajal tahad, aga nagu see kogu see nagu äpp nii-öelda on siis guardrailid, et kuidas see mootor ei lagune koost ära, seal on see gearbox vahel, seal on need rattad alla, seal on see rool ja mõnus iste, kus istuda. Ehk siis nagu meil täna ongi nagu see koht, kus see AI on toonud väga-väga võimsa mootori ja nüüd järjest tulevad need rakendused, mis toovad selle AI mootori useful'iks su päris maailma kasutuskõlblikuks. Okei, no ülikõva, ma Kive AI, tavai, ma arvan, et kõik need selle sinu AI tekst äkki paneme saate kirjeldusse, et siit sai nii palju häid ideid. See Claude disain, see on nagu Claude'i sees olev mingisugune... See on Claude'i mingisugune ala keskmine pakett, mingi 49 € kuus, tõmbad selle äppi alla, seal tuleb Claude Cowork, on ju, ja siis Claude disain oli ka. Siis ma vaatan jah, et siin saab isegi saata mingi Canvasse selle faili ja väga lihtsa asi nagu. Canvas saad veel edasi disainida. Ja vaata, kui kiiresti see kõik arenenud on. Täiesti crazy nagu. Ja siin ongi nagu peas võistlus nagu mindsetiga, et kuidas olla piisavalt avatud, aga samal ajal ei anna nagu tähtsaid asju nagu käest ära nagu. Siis ma mingi hetk märkasin, et kui ma liiga palju tekste hakkasin kirjutama AI-ga, siis ma ei suutnud enam täislauseid kirjutada, siis ma olin nagu, sa saab ei aru. Paned sisse, justkui kasutad oma mingisugust, vaata nagu MSN-is kirjutasid, mis teed NS nagu? Klee, mis teed? Klee, mis MT nagu jah, täpselt ja siis nagu Kusjuures mina olen saanud tagasisidet enda tegelikult tekstide kohta seda seal LinkedInis ilma AI-t kirjutan ja olen saanud tagasisidet, et natuke, et ma oleks nagu stroke'i saanud, et need laused on nagu, mõned laused on ebaloogilised. Ma saan aru, et äkki see ongi sellest liigsest promptimisest on mingid valud tekkinud, et laused ei ole nagu piisavalt nagu pikalt lahti seletatud, et veidi süüke. Okei, aga lähme räntima ka. Mis on praegu sul hingel turunduse AI valdkonnas, mis sind öösiti üleval hoiab? No ma tegelikult mul on küll see on see balanss sellest, et kus ma olen ise ka MVP vend, ehk siis ma nendeks vendadeks pean kõiki, kes panevad nagu pool läbimõelduid asju üles, et vaadata does it stick, põhimõtteliselt võtta spagette ja viskad seda vastu seina ja vaata, kas on valmis või ei ole, ise ei maitse mitte midagi, et nagu see balanss, mis on nagu, see on, minu peas seostub see nagu kiire kasvamine, see viis, kuidas vastu turgu testida, peab tegema sellepärast, et muidu sa ei tea, sa oled oma peas ja nagu eladki oma peas nagu ühte maailma ja kliendid elavad täiesti teist maailma. Ja et peabki tegema ja samal ajal see nagu see ilumeelega mingisugune natuke võibolla hipi, kunstnik, see, kes nagu hindab nagu head veini, sööki ja vestlust, see nagu sureb samal ajal sees, sest see kuradi MVP pask ja nagu see nagu slippery slope ja nagu mis iganes siin tuleb, see on ikka päris jube ja see nagu ise siin mandud ka ära, et kas ma siis sellega oma leiva kannikale siis teeningi nagu kas see ongi siis minu kontributsioon või minu panus, proovime eesti keeles, kas see on minu panus maailma, et ma toodan mingit digiprügi ja nagu proovin inimestele mingit paska müüa ja nagu proovin mängida nende psühholoogiliste triggerpunktidega,
ja manipuleerin raha eest kellele iganes, kes mulle rohkem maksab, on ju. Et ma arvan, et see on see nagu minu see praegu see balance'i leidmise koht, et kuidas nagu AI ajastul, kus on kõik ülikiirelt liikuv, kus sa pead, ma ei tea, ülikiirelt aru saama, mis on õige, mis on vale, kus teised vennad samal ajal tõstavad miljardeid, 100 miljoneid, pre-seed rahadest tõstetakse miljoneid. Kui sa üldse mingit AI asja teed ja sul on mingi vähegi normaalne background, on ju. Ja siis samal ajal olla, et nagu mingi rahu, mingi tagasi nagu baasloogikute juurde, et ei ole mingit haipi, ehitame ilusat asja, mõtleme kasutaja peale ka inimlik aspekt, kuidas me ei kaota kopist ära seda, et me nagu oleme inimesed ka, mitte ainult nagu mingi filigraanselt nagu, ma ei tea, sõnad reas, mis on nagu kõige loogilisemas, paremas, statistiliselt paremas järjekorras. Nagu, et see kunst versus AI kiirus, et ma arvan, et selles on minu struggle või selles on minu see koht, kus on nagu, kas või kui ma mütse teen, on ju, kui palju ma saan AI-ga oma tooted lansseerida, kui palju ma tegelikult pean ikkagi oma sõbrad kõik kokku kutsuma, kellelegi fotoaparaadi ette andma ja ise modelliks olema, et see on see fine balance, ma arvan. Väga lahe, rohkem päris asja. Ja lisaks sellele väga head mõtted ja ma megalt resoneerun 100% kõigega, et ühelt poolt on efektiivsuse, et on kaks nagu tüüpi jola peal, et üks on see efektiivsuse saatan ja siis teine on see ilu ja esteetika ja kvaliteedi ingel. Ja siis nad mõlemad nagu ongi, et tavai, et keda sa toidad, et kas ma panen selle blogipostituse nüüd nagu üles 10 minuti pärast või ma panen selle tunni aja pärast, et ja siis ta tuleb ilusam, ma olen pärast nagu rohkem rahul, aga samas ma natuke tunnen end halvasti ka, sest äkki ma olin ebaefektiivne ja... Või nagu sul on nagu kliendid ka, on ju, agentuurina, on ju, see on ju, agentuuris on veel suurem probleem, on see, et need what's good enough nagu, mis sa agentuurist välja saadad, kas sa saadad selle AI, mingi, see ei ole slopp, on ju, te oskate kasutada ikka professionaalid, on ju, või see on see, kus te olete nagu tavai, oota, see animatsioon selles videos või see asi siin, on ju, väärib seda mu ekstra tundi, kus ma süvenen, et kuidas see nagu nice oleks. Anna üks raamatu, blogi või podcasti soovitus ka. Masters of Scale Reid Hoffmanilt ja esimene osa oli selles, kuidas Brian Chesky või ma ei oska seda Brian Chesky. Brian Chesky. Pumm. Airbnb asutaja räägib, kuidas nad Airbnb asutavad ja see on järjekordselt nii ilus viis, kuidas 25 või mis iganes minutit see pikk on väga-väga lühike. Kuidas ta suudab anda selle loo edasi niimoodi, et sa oled kaasas seal, see nagu, see harib sind, nagu näitab, kuidas see inimene mõtleb, narratiiviga podcast, mis on mingi, wow, mul tulid külmavärinad peale sellest nagu mõeldes. Ma olen seda podcasti kuulanud mingi, just seda esimest osa, ma olen teisi ka kuulanud, teised on ka väga head. Seda esimest osa ma olen kuulanud 10 korda, mõelnud iga kord, et nagu, kuidas nii hästi saab kirjutada või nagu rääkida lugu. Ja teine raamatu soovitus on Hitchhiker's Guide to the Galaxy, sest aeg-ajalt peab nagu lugema ilukirjandus, mina ise vajan ilukirjandus, et saada nagu oma kirjutusstiili sisse rohkem karakterid, et see ei jääks nagu kuivaks, sest kui sa töötad liiga palju B2B's või mida iganes ärid teed, on ju, siis see tekst kipub lihtsalt jääma kuivaks, sest need asjad, mis sa räägid, on nagu faktuaalsed asjad. Ja see mäng, kuidas nagu tekst saab hüpata ja nagu tulla ebahariliku ülesehitusega täiesti uuele pondile niimoodi, et ajul on naljakas ja huvitav. See on nagu äge viis, kuidas refreshida oma mõtet ja siis tuleb ka paremini see, kuidas teha ilu ja äri samal ajal. Väga nice. Super. Väga hea, aitäh sulle, David, et tulid siia, jagasid Seera lugu, rääkisid, kuidas asjad käivad ja ma mõistan, et osadel inimestel on mingisugune writer's block, nad peavad tehisaru kasutama, et saada edasi, aga minu meelest sinul on ikka küll antud
looduse poolt nagu äärmiselt tugev ikkagi loo jutustamise ja teksti loomise anne, et sa ei tohiks küll seda tehisaruga lahustada ja maailma nagu hoida eemal sinu päris mõtetest ja mitte läbi AI filtri, et see teeb kadedaks. Nice, aitäh sulle. Ja kui kuulaja sinul on soov mõtteid vahetada, siis lähme lõunale näiteks. Ja mulle meeldib R14 käia lõunal. See on hea koht. Ülihead lõunapakkumised. Ja aitäh, kusjuures sa näed need mimoosad ka on minu meelest või mingid joogid on või aperelid vist on millest. Ükskord võtsime algsevavad õlled ja suvine päev oli ja siis kui ettekandja tõi, siis ta ütles, et tõsi on teie õlled härrad. Me jõime ära ja siis me poole õlle pealt, kurat, ma tunned ka surinat ja panime lõpuni välja. Super. Ja aitäh Sone'ile, et kes hoiab meie seda veebimaastikku siin Eestis üleval ja kes minu meelest ka vaatavad sellele, et nad veebiettevõtte teevad ka väga kunstiliselt asja, tegelikult nagu investeerivad sellesse esteetikasse väga palju enda brändingus, nii et kui sa tahad, et inimesed sinu ettevõtte veebist leiaksid, siis Sone on väga väärt tööriist, mida kasutada. Täiega, kes paneb oma sloganiks We sell speed? Ainult Sone. Ja ma nägin Maiduki suvetuuril, ta oli selle särgiga ja ma olin nagu mingi, see on naljakas. No. See on naljakas. See on see, kuidas head turundust teha nagu. Et äge, et julgetakse päris turundust teha need munadega. No. Ja munadega. Rock and roll on neil, tõesti, äge. Jah, teine munadega turundaja minu meelest on Grit. Ja, see, mis nad selle konverentsiga see aasta teevad, on päris äge, nii et mis nad teevad. Mis me teeme. Ja, nii et ja viimane meeldetuletus veel, et 10. septembril Tallinnas T1 gritconf.com. See peab ju ettevõtte kuludesse panna. Me nagu tööandja peab ju nagu kuidagi sinu hariduse eest ju hoolitsema tegelikult. See on ju, ega sa enda rahast ei maksa seda piletit, nii et tule kohale. Täiega. Nii et aitäh sulle, et sa kuulasid ja kui see episood sulle meeldis, jaga seda Instagram stories või LinkedInis ja kui sa kuulad meid YouTube'is, Spotify's ja Apple Podcastis, siis seal on süke subscribe nupp, vajuta selle peale ja nii sa kuuled esimesena, kuhu startup turundus liigub. Kuuleme järgmises osas, kus siin on järgmine huvitav startup turundaja. Olge tublid ja edukat turundumist. Boom.